Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darašenka ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade video. Ja see on see saade, kus me vaatame aktsiaturu pikaajalist pilti, vaatame erinevate firmade kvartaaltulemused, huvitavad investeerimisteemad, majandusuudised ja nii edasi. Ja tänases saades me räägime jällegi inflatsioonist ja M2 rahamassist, siis vaatame, kui optimistlik turg hetkel on ja kes sellel turul müüjad on. Ja väike teise kvartali IPO turu kokkuvõte tuleb ka, siis räägime turu seisust hetkel, et seal huvitavad korrelatsioonid ja volatiilsused hetkel on tekkinud ja siis teeme väikse võrdluse 90ndate ja praeguste aegadega ja siis meil tulevad jällegi, et andmekeskused on suht kuum teema hetkel, et selle kohta palju infot, et räägime sellest ka täna ja siis mõned huvitavad värsked tulemused, sealhulgas ka siin Netflix, ASML ja TSMC tulevad. Tänan teid juba ette likeide ja kommentaaride eest, et see on lihtne viis mind tänada selle saade eest, näidata, et see on teie jaoks kasulik ja äh, siin veel väike teadaanne, et mul siinsamas Youtube'is on võimalik liituda ka tasulise kanaliga, et siin Youtube'is tasulisel kanalil on võimalik siis minult saada nädala jooksul põhimõtteliselt siis vaadata pealt, kuidas ma turu vaatan, mis aktsiad, miks ma kauplen, et ma teen seal põhimõtteliselt 3 videot nädalas, et esmaspäeval meil on aktsiaturu analüüs, iga nädal saab vaadata ja siis teisipäeviti, neljapäeviti meil seal tasulisel kanalil toimuvad ka striimid, sel ajal kui turg on avatud õhtuti meie aja järgi. vaatame seal koos, kuidas turg areneb ja mis huvitavat seal toimub ja muidugi, mida ma kauplen ja saab seal nende striimide käigus ka koos minuga chatida, et kui teil on huvi, siis võite ka kaaluda tasulise kanaliga liitumist ja ma tegin just ühe 7. juuli, et vaadake mul kanalil 07.07 kuupäevaga USA aktsiaturg live striimi, mis meil oli tasulisel kanalil, ma tegin seda kõigile vaatamiseks, et sealt põhimõtteliselt saate vaadata, mis nendel striimidel toimub ja seal ma rääkisin ühest huvitavast rohelise aeda süsteemist, mis ma kasutan enda kauplemises. Et võite siis seda striimi järgi vaadata nüüd, et see on kõigile avatud. nii, aga alustame tänase saadega ja esimesed graafikud, mis me täna vaatame, on seotud inflatsiooniga, et eelmist saadet ma tegin juunis juba, et siin vahepeal ei olnud palju põnevaid graafikuid, et alles nüüd sain saade jaoks siin piisavalt materjali, et seda teha. Samadest teemadest jällegi ei taha väga palju rääkida, aga noh, andmekeskused meil siin aeg-ajalt ja inflatsioon ikkagi hetkel siis olulised, seega neist ikkagi räägime. aga inflatsiooniga jah, seekord oli positiivne areng, et kui me eelmises saates veel vaatasime, et inflatsioon hakkas uuesti kiirenema, siis tegelikult viimaste andmete järgi, põhimõtteliselt siis juunis, inflatsioon hakkas ikkagi uuesti natukene langema, et üldine trend siin ikkagi me näeme allapoole. See on meil siis tegelikult inflatsioon ilma toidu ja kütuseta. Kui me vaatame kogu inflatsiooni koos kütusega, noh, me näeme, et siin põhimõtteliselt kütus mõjutaski seda inflatsiooni, inflatsioon järsult meil siis eelmiste kuudega on tõusnud nafta hinna tõusu tõttu ja nüüd on ka hakanud siin langema, noh, me teame, et siin juulis nafta hind hakkas uuesti tõusma, et põhimõtteliselt seda üldist inflatsiooni juulis uuesti ta võiks mõjutada ülespoole. Kas ilma toidu ja kütuseta see hakkab uuesti tõusma, see on hetkel küsimus, et mis oli positiivne inflatsiooni selles core CPI mõõdikus on see, et nii teenuste kui ka kaupade hinnad mõlemad siin langesid, et see oli selline positiivne areng, aga jah, põhimõtteliselt hetkel on siin veel võib-olla vara teha järeldus, et inflatsioon hakkas uuesti langema, et vaatame, kuidas seal edasi naftaturul
olukord areneb, sest jah, tegelikult noh, kütuse kallimisega kõigepealt läheb kütus kallimaks, siis tegelikult kõik muud asjad hakkavad ka järgi kasvama, et me näeme, et siin kütuse tõttu inflatsioon kasvas kiiresti, aga ilma toidu ja kütuseta inflatsioon hakkas ka ikkagi järgi jõudma, mitte nii kiiresti, aga ikkagi järgi jõudma, et seal on selline nagu seos olemas. nii et jälgime, kuidas olukord areneb ja mis siin inflatsiooniga saab, et hetkel selle inflatsiooni langusega, mis oli natukene ootused intressimäära vastu, et Ameerika Federal Reserve tõstab intressimäära, need natukene leevendasid, et nüüd juulis vähemalt ei oodata, et intressimäärad tõstetakse. aga kui inflatsioon uuesti hakkab tõusma, siis põhimõtteliselt see uuesti oleks selline nagu negatiivne signaal turu jaoks, et intressimäärad tõstetakse, kõrge inflatsioon, et see on tavaliselt negatiivne aktsiaturu jaoks. PPI, Producer Price Index, tootjate inflatsioon, et see eelmine oli siis meil Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon, siin on tootjate inflatsioon. et siin me näeme, peamine inflatsioon on ka siin kiiremini tõusnud kui koor ilma toidu ja kütuseta ja siis ka siin viimases kuus hakkas natukene langema, et natukene siis leevendab seda marginaali survet, mis me vaatasime ka eelmises graafikus, et see vahe PPI ja CPI vahel, et PPI natukene kiiremini tõusnud kui CPI, seega tähendab seda, et firmade marginaalid olid surve all, aga hetkel jah, siis mõlemad langesid siis juunis. millest inflatsioon kasvab? no üks põhjus on muidugi ka selles, et kui prinditakse raha rohkem kui majandus kasvab, et siin näiteks meil graafik näitabki kaks joont. punane meil on siis M2 money supply ehk põhimõtteliselt selline nagu võib öelda, et ringluses olev raha, et selles agregaadis summeeritakse erinevat raha või rahalist analoogid ja vaadatakse, palju siis üldse nii-öelda nagu rahamassi majanduses on. ja siis must joon meil on SKP, Ameerika SKP ja me näeme, et siis põhimõtteliselt kuni siin öeldakse kuni kuskil 2019, aga ma ütleks, et siin kuskil kuni 2008, 2009, kuni ülemaailmset finantskriisi tegelikult, et siin nii rahamass kui ka SKP kasvasid suht samas tempos, mis on nagu väga okei, et siis sul üleliigset võlga ei teki, ta tekib siis või sellist nagu üleliigset rahamajandusse ei teki, et suureneb kaupade-teenuste hulk, mida müüakse ja suureneb põhimõtteliselt rahamass selle jaoks, et see siis inflatsiooni ei too, aga kui sul on kaupade ja teenuste arv ei kasva, aga rahamass kasvab, siis põhimõtteliselt see teeb seda, et samad kaubad ja teenused lähevad kallimaks. ja siin me näeme, et alates 2009 põhimõtteliselt meil hakkaski see olukord arenema, et M2 hakkas kasvama kiiremini juba kui SKP ja eriti siin koroona ajal oli suur selline nagu raha prindimine tehtud ja põhimõtteliselt hetkel selline nagu kõrge inflatsioon, mis me nägime, ongi väga suures osas selle tagajärg, et SKP nii palju ei kasvanud, aga võlga või mitte võlga, vaid seda nagu rahamassi ei tea, miks ma kogu aeg tahan võlga öelda, aga noh, eks see on võlaga ka seotud tegelikult. et jah, et siis näeme, et siin raha tegelikult mass kasvas palju kiiremini ja hetkel põhimõtteliselt selline nagu divergents nende vahel jätkub, et endiselt see M2 natukene kiiremini kasvab. nii, mis meil turul siis huvitavat hetkel on, et turg hetkel meil kaupleb veel tippude juures ja analüütikud meelestatud turu vastu on väga positiivselt, et kui vaatame sellist graafikut, mis näitab meile, palju on selliseid, roheline joon näitab meile ostureitinguid, palju on siis, kollane joon näitab hoiareitingut ja punane on siis müüreiting analüütikute poolt ja see on siis põhimõtteliselt S&P 500 firmadel. ja me näeme, et hetkel ostureitingud on peaaegu siin 60% S&P 500 firmadel. ja kui vaatame siin ajalugu, siin on alates 2009, siis me näeme tegelikult, et
pole kunagi varem, alates 2009, nii positiivselt analüütikud polnud meelestatud S&P 500 firmade vastu. Et nii palju ostureitingut pole olnud, et müügireitinguid siinsamas palju väiksem ei ole, et nad on stabiilsed siin kuskil 5% juures, aga mille arvelt siin suurenesid need ostureitingud, me näeme, et sellised nagu hoiareitingud vähenesid. kas siin võib rohkem positiivsemaks minna? No vaadates ajalugu, tundub, et juba niigi väga palju neid ostureitinguid ja kui me vaatame, kuidas need upgrade'id, downgrade'id, kas seal nagu reitingut tõstetakse või vastupidi nagu langetatakse, et viimasel ajal me näeme, et siin selle aasta aprillist järsult hakkas kasvama selliste nagu, siin on ostu versus müügireitingud, upgrade'id, downgrade'id, ehk põhimõtteliselt reiting oli tõstetud või langetud. rohkem oli tõstetud aasta aprilli põhjast ja siin viimasel ajal tegelikult me näeme, et hakkas see joon siin uuesti langema, et siin on siis võetud 1, 2, 3 kuu aastased siis upgrade'id ja downgrade'id. 1 kuni 3 kuu aastaste sihide nii-öelda nagu upgrade'id või downgrade'id, kas analüütikud ootavad siis nagu paremat või halvemat, et hetkel näeme, et siis see hakkas allapoole juba liikuma, et jah, ilmselt siin maksimum positiivsus hetkel ja rohkem reitingut kuskile tõsta ei ole enam kõrgemale ja ainuke, mis siin saab juhtuda tegelikult, et reitingud saavad nagu alandada. Kuna turg on väga positiivne, siis kes seda olukorda ära kasutab? Noh, me nägime väga palju IPO-sid see aasta, et firmad näevad, turul on positiivsus, kui firma tahab IPO-d teha, siis nad tavaliselt valivadki sellised perioodid, kus turg on nagu tippude juures, kõik tahavad aktsiaid osta, ehk põhimõtteliselt siis ostjaid on palju publikute seas ja siis tehaksegi IPO-d, et me näeme, et see aasta juba IPO-dega oli kasutatud 141 miljardit, põhimõtteliselt sama palju nagu 2021, kui meil oli eelmine IPO-de buum. Et jah, siis firmad kiirustavad IPO-dega raha kaasata, mis teevad suured firmad, mis juba börsil kauplevad, et nad tegelikult siin on huvitav, et ka me näeme, et tegelikult kui turul on positiivsus, siis selliste nagu US deal value siin näitab, et palju siis üks firma ostab teist või teeb mingit ülevõtmise pakkumise või ühenemispakkumise. et noh, me nägime siin Netflix tahtis osta, mis oli Warner Brothers või mingi teise firma, siis teine firma Netflixi eest võttis selle ära ja siis muud väga palju selliseid nagu ülevõtmisi viimasel ajal on toimunud. Ja me näeme, et hetkel see on ka jõudnud siin rekordtasemeni ja kus eelmised sellised nagu hüpped olid, siin me näeme 2000, eelmine Tecmuli aeg, siis 2021 jällegi siis, kui IPO-de buum oli ka, et tundub, et siin nad suht sarnaselt liiguvad ka, et kui turul on kõik positiivne, siis firmad ka teevad rohkem selliseid nagu ülevõtmisi. Äh, muidugi insiderid, kui me vaatame, mida teevad insiderid, siis nemad muidugi kasutavad kõrged aktsiahinnad ka, et põhimõtteliselt nagu oma aktsiad rahaks teha. siin me näeme Bloombergi graafikul, mis ütleb, et võrreldes eelmise aastaga ilmselt nad vaatavad või eelmise kvartaliga, siin on 20% kasvanud insiderite müük. üldse me näeme, insiderid üldiselt rohkem müüvad, kui ostavad, et sinine tulp on palju insiderid ostavad. must ja siis siin viimane, see punane näitab, palju insiderid müüvad, et üldiselt rohkem müüvad, siin jällegi see 2021 paistab silma, et siis hinnad olid ka tipu juures, turg oli ülipositiivne, siis insiderid massiliselt müüsid. hetkel veel nii palju ei müüda, aga jah, me näeme, et see põhimõtteliselt tendents on, et insiderid müüvad ikkagi rohkem. Ja mis on siin veel huvitav, et kui teiste firmade
üleostude jaoks börsil kaubeldavalt firmadel raha on, siis aktsiate tagasiostudeks hetkel raha tundub, et sai otsa. Noh, me teame, et suuremad tagasiostud tulid just Magnificent Seven aktsiatest ja nendel on hetkel suur käpiks, raha läheb teise kohta, me hetkel vaatame ka, kuhu see läheb, üks huvitav selline graafik on olemas. Ja seetõttu tagasiostud, tegelikult need, mis olid anonsseeritud see aasta, siis siin tuleb ja palju oli reaalselt tehtud neist, et me näeme, et rekordvähe tagasioste see aasta, et põhimõtteliselt nii vähe oli siin ainult 2020 pandeemia ajal ja enne seda siis 2018, kui oli ka anonsseeritud palju rohkem, kui oli reaalselt nagu ostetud. aga alates 2019 me näeme, et enam-vähem osteti enam-vähem sama palju, nagu oli annontseeritud, et ostetakse tagasi, aga see aasta jällegi näeme sellist nagu lahklemist. Nii et kas aktsiahinnad on liiga kõrged, firmad ei taha tagasiostud teha või siis neil raha ei ole. See teine ilmselt nagu natukene suurema mõjuga, kuna raha läheb lihtsalt teise kohta hetkel. mitte, et neil ei ole raha, nad suunavad raha lihtsalt teise kohta hetkel CapEx-itesse. et see mõjutab siin. Kui me räägime siis IPO-dest üldse, siis vaatame siin kiiresti, mis meil teises kvartalis huvitavat olnud, et me näeme põhimõtteliselt kogu selle aasta nii-öelda rekord on tulnudki meil hetkel teisest kvartalist, et esimeses kvartalis IPO-d aktiivsus ei olnud veel nii suur, aga jah, nüüd saime siin 48 IPO-d. Siin on väljastatud sellised nagu väiksed IPO-d, vähem kui 50 miljonit ja erinevad seal SPAC-id ja muud, sellised nagu natukene suuremad IPO-d, 48 tükki, 104,9 miljardi eest. Siis muidugi kõige suurem meil oli SpaceX, 105 miljardit, siis 10 IPO-d tõstsid rohkem kui 1 miljardi, siis me saime teada, et OpenAI ja Anthropic ka konfidentsiaalselt juba viisid oma paberid sekki, et nad tahavad ka IPO-d teha. Muidu sellised nagu suuremad IPO-d keskmiselt näitavad hetkel sellist nagu 16% tootlust. No SpaceX IPO on näiteks juba miinuses ja IPO indeks ise teises kvartalis veel päris hästi kasvas 37%, et 2 korda kiiremini kui S&P 500. Ja lubatakse aktiivset kolmandat kvartalit ka tegelikult IPO turul, nii et jälgime, mis huvitavat seal hakkab tekkima. Siin ma võtsin välja veel sellist nagu kaks nimekirja aktsiatest, mis näitab meile, mis olid kõigi aegade suurimad IPO-d Ameerikas ja üldse maailmas. Ja siin on päris huvitav, kui me vaatame esikohad, SpaceX, SK Unix, kaks kõige suuremat IPO-d kõigi aegadel, need on tehtud just see aasta, see on nii Ameerikas ja tegelikult, kui me vaatame üldse maailmas, siis need kaks on ka siin esikohal. et on näha, et sellised nagu kuumad firmad, mille vastu on hetkel suur huvi, kasutasidki ära hetkel seda aega ja tegid maksimaalselt suured IPO-d. siin, kui me vaatame Ameerika IPO-d, siis tegelikult sellest listist see aasta on veel siin ka 17. kohal Cerberus Systems on ka olemas siin listis, nii et 25 suurimast IPO-st Ameerika turul 3 olid tehtud see aasta. Ülemaailmselt siin ongi need kaks ja kui vaadata ülemaailmselt, siis tegelikult siis enamik siin on ka tehtud kas Nasdaqi börsil, New York börsil ehk Ameerikas või siis paistab silma siin ka selline nagu Aasia regioon, et siin Tokyos suured IPO-d on olnud, Tokyo Stock Exchange, siis Hongkong, no see põhimõtteliselt võib öelda, et Hiina siis, Hongkong, siin Hongkong, Shanghai, New York, ehk põhimõtteliselt me näeme, mis on sellised nagu suuremad finantskeskused maailmas, kust kõige rohkem raha tõstetakse, need on siis kas Ameerika, New York, Nasdaq või siis Jaapani või Hiina börsid ja siis siin üksikud on meil Saudi Araabia börs, Saudi Aramco üks suur IPO oli, Londoni börs, üks IPO, Venemaa börs, üks suur naftafirma IPO ja siis üks Korea börsil LG
Energy IPO. Et no võite pärast pausile panna ja üle vaadata siin kõik need firmad, mis siin IPO-d teinud ja kas nad olnud lõppkokkuvõttes kasumlikud investorite jaoks või mitte, et siin võiks vaadata seda IPO kuupäeva ja vaadata, kuidas sellest ajast aktsiahind on liikunud, näiteks seesama Rivian Automotive, mis on 9. kohal Ameerikas IPO-de suuruselt, siis seda aktsiat ma isegi peast tean, et sellel läks üsna halvasti. Et ei pruugi IPO-del alati hästi minema, aga hetkel jah, eeldatakse, et SpaceX-il, SK Unixil just niimoodi läheb, eks me näeme. Ähm, ja rääkides, me juba nägime, et Ameerika on põhimõtteliselt suurim selline nagu finantskeskus maailmas, kõige rohkem raha kasutatakse Ameerika börsidelt ja kui me vaatame turukapitalisatsiooni järgi, siis me näeme, et Ameerika börs on kaugelt ees teistest maailma börsidelt, et siin teisel kohal China, Hiina ehk põhimõtteliselt noh, siin on kuskil 18 triljoni me näeme, aga Ameerika on 80 ja siin ainuüksi 7 aktsiat, Magnificent Seven, juba palju suurema turukapitalisatsiooniga kui paljud teised börsid. Ja me nägime tegelikult, et Ameerika börsil palju firmad mujalt riikidelt teevad IPO-d ja ka Ameerika firmad tegelikult tänapäeval teenivad palju tulu väljaspoolt Ameerikat. Noh, kui me võtame näiteks Apple, Google, nende käibe tuleb üle maailma tegelikult, mitte ainult Ameerikast. Ja siin graafik näitab meile, kui palju S&P 500 firmade käibedest tuleb väljaspoolt Ameerikat üle piiri nii-öelda. Ja me näeme, et hetkel on ka siin rekord püstitatud, siin on alates 90-ndates meil statistika, et 42% käibest enam-vähem juba hakkab pool käibest tulema juba väljaspoolt Ameerikat. Et eelmine selline nagu suurem hüpe oli tegelikult siin ka aastal 2000, siis kui oli Tecmul. Et jällegi väike analoogia selle ajaga. Ja mis veel huvitavat turul toimus, et tegelikult päris huvitav olukord hetkel volatiilsusega turul on juhtumas. Kui me vaatame S&P peamiste indeksite volatiilsust, siis see on üsna madal. Samas, kui vaatad mingit üksikut aktsiat, kuidas käituvad, no võtame näiteks sedasama Microni aktsiat, üks päev +10%, teine päev –10%. Ehk üksikaktsiate volatiilsus on hetkel palju kõrgem kui S&P 500 S&P 500 ja teiste indeksite volatiilsus. Ja see on hetkel rekordkõrgele tasemele jõudnud. Siin me näeme kaks põhimõtteliselt graafikut, see ja see näitab meile enam-vähem sama asja, et siin on roheline joon näitab meil siis sellist nagu indeksi volatiilsust ja punane joon selle indeksi üksikaktsiate volatiilsust. Ja see ala siin näitab meil, palju on see gap nende vahel. Me näeme, et see gap on läinud siin alates 2014 rekordkõrgeks, et viimase siis 10-12 aasta jooksul pole kunagi varem üksikaktsia volatiilsus olnud nii palju suurem kui turu üldine volatiilsus. Muidugi, kui turg tervikuna läheb volatiilsemaks, siis see, kui sellega lähevad aktsiad volatiilsemaks, siis siin seda suurt vahet ei teki, aga jah, praegu on huvitav selline areng. Siin on natukene pikem pilt alates 95 Bank of America poolt, siin nad kasutavad sellist nagu ühe kuu realiseeritud volatiilsust S&P 500-l ja siis üksikaktsiatel, et siin põhimõtteliselt ka me näeme sama lugu, et üksikaktsiate volatiilsus on palju kõrgemal tasemel kui indeksi oma ja siit me ka põhimõtteliselt sellist nagu suurt lahklemist, kui just siin jällegi 2000 me näeme, et siin siis tume joon oli sellest heledast kõrgemal tasemel. Ülejäänud aegadel siin nii turu kui ka üksikaktsiate volatiilsused, siin ülemaailmne finantskriis ja siis koroonakriis. Et siis need kaks sellist nagu volatiilsuse hüpet, aga jah, hetkel olukord rohkem meenutab isegi jällegi seda 2000-ndate
olukorda, kus üksikaktsiate volatiilsus oli suurem kui turu terviku volatiilsus või indeksite volatiilsus. Ja siin ka veel üks graafik näitab meil sellist nagu 3 kuu oodatud volatiilsust jällegi S&P 500 versus üksikaktsiad. Ja me näeme, et siis siin on ka alates aastast 95, et ülikõrgel tasemel hetkel, et ajaloos nii kõrge ei olnud, et viimane selline tipp oli jällegi siin aastal 2000, siis kui oli Tjekmuli lõhkemine. Ja korrelatsioon hetkel ka näitab meil huvitava olukorda, et korrelatsioon läks maksimaalselt madalaks. Siin ka, siin 3 kuu oodatud korrelatsioon. Mis see korrelatsioon tähendab? Põhimõtteliselt, kui aktsia A liigub niimoodi, aktsia B liigub niimoodi, võib-olla natukene teistmoodi, aga enam-vähem samas suunas, siis see korrelatsioon nende vahel on üks, et nad liiguvad samaaegselt ülespoole, siis samaaegselt hakkavad langema. Kui näiteks et öeldakse, et siis see korrelatsioon instrumentide vahel on kõrge, et nad mõlemad liiguvad suht samaaegselt ühes teises suunas. kui aga üks instrument või üks aktsia liigub ülespoole, samaaegselt teine aktsia liigub allapoole, et siis nad üldse ei korreleeru omavahel, siis see korrelatsioon on nagu ülimadal. ja noh, tavaliselt me räägime nagu selle volatiilsusega, kui turul sul volatiilsus tavaliselt on siis, kui turg kukub, siis enamik aktsiatest kukub ja kui turg kasvab, siis enamiku aktsiad sellega ka kasvab ja siis selline nagu korrelatsioon tavaliselt seal on kõrge aktsiate vahel. aga kus me hetkel oleme, põhimõtteliselt me näeme seda, et iga aktsia käitub nii nagu talle meeldib ja üldse ei vaata sellist nagu üldist turu käitumist. Ja väga palju aktsiad erisuunaliselt põhimõtteliselt käivad. Et hetkel jah, siis selline olukord on tekkinud. Viimati nii madal korrelatsioon meil oli siin 2024 keskel. Me näeme. Ja siin veel üks huvitav graafik Bloombergi poolt. Siin võetud just sellise nagu S&P tech-sektori realiseeritud korrelatsioon, must joon. Ja siis selle graafiku järgi see on ka siin ülimadal ja viimati nii madal ta oli jällegi siin aastal 2000 Tjekmuli ajal. ja mis oli veel sarnast samal ajal, siis see sinine joon näitab meile, kui palju raha kulutatakse siis erinevatele no siin kirjutatud ai investment, aga siin on võetud erinevad põhimõtteliselt siis kulutused tarkvarale, IT riistvarale, andmekeskusele ja nii edasi, et põhimõtteliselt 2000 seal üles ehitati seda internetivõrku, praegu üles ehitatakse andmekeskuste võrku. Ja siis olid suured CAPEX-id toona, me näeme, see sinine joon, ta näitab meil palju siis need kulutused, IT nii-öelda kulutused protsendina SKP-st olid ja me näeme, see sinine joon, see on siis siin parempoolne skaala protsendides, et siin on ka olnud sarnane olukord nagu hetkel, et CAPEX-i kulutused IT-infrastruktuuri üleehitamiseks olid ülikõrged ja korrelatsioon aktsiate vahel oli ülimadal ja hetkel me näeme sama olukorda, korrelatsioon on ülimadal, kulutused IT-infrastruktuuri ülesehitamiseks on ülisuur. Et näitab meil jah, sellist nagu sarnast olukorda. huvitav, kas see laheneb samamoodi nagu siin aastal 2000, et põhimõtteliselt need IT-kulutused peaks hakkama langema ja siis korrelatsioon tech-sektori aktsiate vahel peaks hakkama taastuma. Mis veel huvitavad, siin hiljuti Momentumi aktsiad tegid üle suure languse, et jällegi see nagu suurem volatiilsus, mis me näeme, mis tähendab Momentumi aktsiad, et need on sellised aktsiad, mis on kõrge volatiilsusega ja tavaliselt need, mis hiljuti tegid sellist nagu suure Momentumi tõusu, et siin viimasel ajal Momentumi aktsiate sisse läksid ka need poliiside sektori aktsiad, mis on selle aastaga suure tõusu teinud. aga kus on suur volatiilne tõus, seal tihti järgneb ka suur volatiilne langus sellele ja me näeme, et sellist nagu Momentumi aktsiad, et siin nad näitasid head
tõusu aasta algusest ja siis siin me näeme selle aasta algusest põhimõtteliselt algus oli ilus tõus, aga siis tuli päris suur langus nende Momentumi aktsiates ja Momentumi aktsiate langus viimati nii suur oli meil aastal 2009 tegelikult siis, kui ülemaailmne finantskriis oli ja siis aktsiad suurelt kukkusid. Nii et jah, huvitav selline nagu volatiilsuse tõus nendes Momentumi aktsiates. Ja siin veel rääkides nendest Momentumi aktsiates, et siin välja toodud, kuidas tavaliselt sellised nagu Momentumi aktsiad, suured rallid on käitunud, et see sinine joon näitab hetkel seda rallit, mis on olnud. Ja siis see hall ala näitab meil, mis tavaliselt on juhtunud. Muidugi peale tugevat rallit tavaliselt seal mingisugune selline äh, jahunemine toimub, väike korrektsioon, konsolideerimine ja põhimõtteliselt edasist tõusu tavaliselt palju ei ole, et on vaja aktsiatel puhata peale suurt tõusu. Aga siin on välja toodud 99 jällegi, tähendab paar võrdlust 90-ndatega, et toona aktsiad, eriti Momentumi aktsiad ja olidki toona ka siis tech-sektori aktsiad internetiga seotud, et nemad jätkasid siin tõusu ja vaatame nüüd, mis stsenaariumi järgi siin hakkab praegune olukord, eriti peale seda suurt langust, arenema, et kas jätkame samamoodi nagu 90-ndate lõpus ülespoole roonima või siin nagu tavaliselt ikkagi hakkab selline nagu korrektsioon, see oleks nagu tervislikum, see juba hakkaks mõjutama, meenutama sellist nagu 90-ndate mulli. Ja rääkida 90-ndatest, siin on BNP Paribas koos Bloombergiga pannud kokku mitu huvitavat sellist graafikut, mis ka võrdleb hetketsükli 90-ndatega. Ja siin me näeme, kuidas olid siis kõigepealt ootused kasumite vastu, et me näeme 90-ndatel põhimõtteliselt kasumi ootused olid kasvamas, siin on võetud alates 2000 või see on 1997 ja meil on siis, kui hetkel on 2026, alates 2022 vist siin võetud. Et hetkel me näeme, et selles faasis hetkel isegi siin kasumi ootused natukene kiiremini kasvavad ja kui stsenaarium hakkab paranema samamoodi nagu dotcomi mulje ajal, siis tegelikult siin kasumi ootused peaks veelgi kasvama. Kui me vaatame, kuidas IPO-dega lugu oli, siis me näeme, et roheline joon 90-ndate tsüklis, siis ka IPO-de arv hakkas kasvama kuni siis 99, kui oli tipp ja siis muidugi mul lõhkes, IPO-d oli raske teha, et IPO-de maht hakkas kukkuma, et hetkel ka me näeme IPO-de kasvu alates 2022, siin vaikselt 2021 oli siin tipp ja siis 2022 hakkas vaikselt tõusma. Hetkel ka isegi oleme graafikust ees nii-öelda, et kui peaks sama analoogia tekkima, siis tegelikult seal IPO-de maht võib veelgi kasvada. Kui me vaatame, palju siis võlga oli kaasatud selleks, et IT-infrastruktuuri üles ehitada 90-ndates. Toona olid siis optic fiber ehk põhimõtteliselt noh, interneti jaoks need optilised kaablid olid vaja. Ja põhimõtteliselt seda tootmist seal lahendati, suured kapeksid olid ja muidugi kapeksid finantseeritakse ka võlaga, nagu ka praegu. Ja me näeme, et kuskil rohkem kui siin 2% SKP-st oli kogu võlg. Kui me vaatame praegu AI hyperscalerite võlgad juba jõudnud ka siin samale tasemele, isegi natukene kõrgemale. Kui siin niimoodi nagu stabiilselt, vaikselt see võlgnevus kasvas, siis siin põhimõtteliselt järsult see aasta meil toimus selline nagu hüpe. Noh, juba siin samal tasemel, kas siin läheb ka kõrgemale veel.
ja intressimäärad, mis olid intressimäärad 90-ndates. Tegelikult me näeme, et 94 siin kuni 95 oli intressimäärad tõstetud, siis natukene langetud ja nad olid suht samal tasemel ja siis mullu lõpupoole hakati intressimäärad uuesti tõstma. Hetkel on meil suht sarnane olukord, et siin 2021 olid intressimäärad tõstetud, siis hetkel väike langetus, aga me näeme, et inflatsioon on juba uuesti kiirenemas, et juba räägitakse, et hakatakse uuesti tõstma. Et ilmselt siin võib ka sarnane analoogia olla, siis kui intressimäärad hakatakse uuesti tõstma, siis tihti just sellega mullid lõhkevad, aga me näeme, et 90-ndatesse võttis siin veel paar aastat tegelikult, et kui hakkab ikkagi see mull edasi meil arenema, tehisintellekti mulli ma mõtlen, et siis veel paar aastat sama stsenaariumi järgi nagu 90-ndates me saame siin liikuda. Ja Bank of America teinud välja värskema sellise nagu mullide graafiku meil, mis näitab sellist nagu suurt kontsentratsiooni, mis on turul tekkinud ja mis mullid on sellega tekkinud, et see näitab meile siis, hetkel me näeme roheline joon, see on ai Big Ten ehk Magnificent Seven aktsiad pluss lisaks siin Broadcom, AMD ja Micron. Et nende aktsiate kogu turu kapitalisatsioon moodustab hetkel siis 40% kogu Ameerika aktsiaturust. Ja kui varem sellised nagu mingi ühe teema firmad moodustasid suure osakaalu kogu turu kapitalisatsiooni, siis tihti need olidki mullid, et me näeme siin just seesama 90-ndatel tehnoloogiafirmade või internetifirmade mull, siin oli ka 41% ja mis on nagu mullidele kohane, et kõigepealt see kontsentratsioon kasvab ja siis hakkab olukord normaliseeruma tagasi, langema samale tasemele, kus oli varem. Siin enne seda oli siin Jaapani turg 80-ndate lõpus, siin ka kontsentratsioon jõudnud 44%-ni ja siis pärast mul lõhkes Jaapanis. Nifty 50, oleme sellest ka rääkinud, 70-ndate mul oli ka väike hulk suuri aktsiaid, mida võis segavesti hoida, aga me näeme, et põhimõtteliselt nendes ka tekkis mull. Ja siin enne seda olid siin veel railroads, need on siis raudteed ja utilities, telco siin 20-ndates. Et sellised nagu varasemad muljed. Nii et kas kontsentratsioon võib minna suuremaks? No me näeme raudteedega läks 63%-ni lausa. Kui vaatame hetkel Korea turgu, siis seal Samsung ja SK Hynix moodustavad vist peaaegu kogu turgu, et kahest aktsiast kogu Korea turg hetkel sõltub, aga jah, Ameerikas 40% ja vaadates ajalood, noh, kuskil oleme juba siinkandis, kus see võiks hakata siin normaliseeruma. Mis veel huvitavad, et kui me jällegi 90-ndatega võrdleme näiteks S&P 500 indeksit, siis tegelikult me ei saa öelda, et hetkel S&P 500 indeks on näiteks sama, mis meil oli aastal 96. Kui me vaatame indeksi sisu, siis me näeme, et täna nendest 500 firmadest, mis olid aastal 96 S&P 500 indeksi, siis täna neist on alles jäänud ainult 135 ja ülejäänud on siis uued, et miks see niimoodi juhtub, no S&P 500 indeks üles ehitatud on niimoodi nagu jalgpalliliiga põhimõtteliselt, et seal jäävad alati kõige paremad need, kes on seal viimastel kohtadel või need firmad, mis kõige halvemad siis sellest indeksist, need lähevad välja sellest indeksist ja siis madalamast liigast kõige paremad tulevad siia sisse, ehk põhimõtteliselt siis teistest indeksitest, kus on sellised nagu mid-cap, small-cap firmad, kui firma hakkab ilusti arenema, läheb juba suuremaks, siis tehakse rotatsioon, halvad firmad S&P 500-st lähevad välja, head tulevad sisse. Ja seetõttu S&P 500 indeks meil alati kasvabki. See on üks põhjus, et seal ei jää kogu aeg needsamad firmad, vaid sealt halvad visatakse välja ja head sellist nagu arenevad lisatakse nagu juurde ja sellega kogu aeg S&P 500 indeksis jäävad 500 paremat firmad kogu aeg ja seetõttu ta on nagu pikas perspektiivis nii-öelda nagu käitub hästi. Et huvitav ja oleks vaadata, et kui ma võtakski seesama 96. aasta seda indeksit, et needsamad firmad, mis toona olid
kuidas see indeks oleks liikunud võrreldes tavalise S&P 500 indeksiga. Et kui teil on kuskil selline võrdlus võimalik teha või vaadata, siis oleks äge, kui te saaksite seda kuidagi jagada. Ma huviga vaataks. Nii, lähme edasi ja järgmine graaf, me juba siin hakkasime rääkima vaikselt hyperskaaleritest, tehisintellektist ja nüüd räägime natukene rohkem siin jällegi andmekeskustest. Ja siin on jällegi Bank of America poolt väga huvitav graaf, mis näitab meile, kuidas siin nii-öelda generational transfer, nad nimetasid, et generatsiooniline rahavoogu muutus on siin juhtunud, et me näeme helesinine joon näitab meil hyperskaalerite vaba rahavood ja siis tumesinine joon pooljuhtide sektori aktsiate rahavood. Ja me näeme, et põhimõtteliselt siis hyperskaalerid, need on need, kes kulutavad raha, semikonduktor, need, kes põhimõtteliselt hetkel saavad nendelt firmadelt raha ja tellimusi ja siin see graaf meil hästi näitab, et hyperskaalerite free cash flow vajus nullini ja sellest läks isegi madalamale, et põhimõtteliselt kogu raha, mis nad genereerivad, nad suunavad kiipide ostmiseks, andmekeskuste ehitamiseks ja see tuleb tuluna siis pooljuhtide sektori firmadesse, et selline nagu neil siis rahavoog jõudsalt on siin kasvanud. Mis on huvitav selle skeemiga, et see rahavoog, mis nad saavad kohe kätte, pooljuhtide sektori firmad, nemad näitavad seda kohe kasumina, et näitavad head kasumit. Magnificent Seven aktsiad, sellest me rääkisime eelmine kord, et need kulutused, need ei vähenda nende kasumit kohe, sest nad hakkavad seda CapExi ajaga nii-öelda nagu amortiseerima ja hetkel nendel firmadel seetõttu kasum ei vähene kogu selle kulutuse võrra, vaid väikse osa võrra. ja põhimõtteliselt kasum näeb endiselt ilus välja. ja see on üks põhjus, miks me hetkel S&P 500 indeksis suurt kasumi kasvu näeme, et ühelt poolt siin kasum kasvas, kohe saadud tellimused nagu kogu saadud raha siis läks kasumisse, samalt poolt, kust see raha tuli, need kulutused kohe kasumist välja ei tulnud teiselt poolt, teistel firmadel. et see hakkab ajaga tulema ja siis ajaliselt meil praegu hea selline kasumi kasv S&P 500 indeksis, aga mis juhtub, kui nad enam rohkem ostusid ei tee, tähendab seda, et neil võib siin kasum järsult või sellist nagu käibed kasumit järsult langeda. ja samas nendel firmadel tegelikult kasum ei kasva, kuna neil varem tehtud kulutuse miinused pole veel arvesse võetud, nad hakkavad aega võtma, siis siin kasum ka võib-olla ei hakkagi kasvama, jääbki madalamal tasemel ja kui nad teevad rohkem CapEx, siis võib-olla rohkemgi tulevikus mõjutab. ja siis me võimegi saada sellist nagu järsu langus S&P 500 kasumis ja vot see on see koht, mida praegu paljud nagu juba vaatavad ette ja ootavad, mis võiks põhjustada järgmist suuremat langust S&P 500 indeksis, kui meil just põhimõtteliselt suuremad firmad hakkavad oma CapExi vähendama või peatuma ja kas see võiks juhtuda, kohe me sellest ka räägime, et tegelikult see on üks selline nagu moment, millega tuleb arvestada ja siin me näeme ka hetkel siis järgmise aasta oodatud basic kasv kasumiaktsia kohta. siin on välja toodud kaks sellist nagu aktsiate gruppi Capital Light ja Capital Intensive. mis see tähendab? Capital Light on seal need firmad, kes oma siis nii-öelda nagu müügi kasvatamiseks ei vaja palju kapitali. näiteks kui sa müüd tarkvara, sul on mingi programm tehtud, sul ei ole vaja palju investeerida, et seda programmi siis laiali jagada, sa võid sellest nagu koopia teha ja müüa seda, see on lihtne. kui sa müüd kiibid, siis et rohkem kiibid teha, sul ikkagi uut tehast vaja, sul on vaja palju investeeringuid teha, et sul on vaja palju kapitali, et see on see capital intensive. ja me näeme, et siis siin on ka põhimõtteliselt kasumid, kasumi ootused kõige rohkem on kasvanud just sellistel nagu kapitali intensiivsetel firmadel, mis tavaliselt, kui me vaatame siin ajalooliselt, tavaliselt ikkagi lihtsam kasumit kasvatada, mahu kasvatada ikkagi sellist nagu firmadel, mis ei vaja palju kapitali ja tavaliselt nendel kasum kasvab kiiremini kui sellist nagu kapitali intensiivsematel firmadel, aga nüüd siin
selle suure CAPEX-iga me näeme, et olukord on muutunud. ilmselt mingi hetk ta uuesti stabiliseerub. Et see on hetkel selline nagu erakorraline lahklemine on toimunud. Suured kulutused, CAPEX-i, tehisintellekti, kas sellest kasu ka saadakse hetkel? Siin Apollo graafikud näitavad, et hetkel tegelikult kasumi kasv on näha ainult äh, sellistel nagu või mitte kasumi kasv, vaid kasumlikkuse kasv, et kui efektiivsemini siis käibest kasumit tehakse, et seal nagu siin vaadatakse profit margin'i ehk sellist nagu kasumimarginaali. Ja me näeme, et S&P 500 indeksil tegelikult pole veel tehisintellektiga nii-öelda nagu kasumlikkus või nende investeeringutega kasumlikkus palju kasvanud, et see mõjutas ainult siin seitse firmasid, Magnificent Seven firmadel. Nende profit margin on kasvanud S&P 500 indeksil ja siis S&P 493, et ülejäänud S&P 500 indeksi firmad, et nendel põhimõtteliselt kasumlikkus jäi samal tasemel, S&P tervikuna natukene on kasvanud ja on jällegi nende seitsme firmadele, aga me ei näe sellist nagu laiapõhjalist mõju, et nende investeeringutega firmad hakkaksid efektiivsemini töötama ja et neil oleks siis parem kasumlikkus, et mis meile räägiti, et tehisintellekt asendab kõik töötajad ja siis sul on, ei ole vaja töötajale palka maksta ja siis peaaegu tasuta sul seal see tehisintellekt teeb töö ära. mis nüüd tuleb välja, et tehisintellekt eksib, tehisintellekt on kallis, paljudes kohtades on inimene ikkagi nagu parem variant ja mõnes kohas, kus koondati inimesed, asendati tehisintellektiga, tehakse juba pöörded ka. et see ei olnud nii-öelda nagu parem ja mis on nagu võib-olla isegi olulisem firmade jaoks kasumlikum. Ja siin veel Apollo poolt ka huvitav graafik, mis näitab meile, mis aga juhtub, et siis, kui tegelikult jah, tehisintellektiga kohe ei juhtu seda, mis meile kõige lubatakse ja andmekeskused näiteks nii kiiresti ei saa ehitada, nagu hetkel oodatakse seda, et mis siis tekib, et siin on välja toodud rohelise joonega selline nagu oodatud hetkel kasumid, see, mis meil analüütikud ootavad ja mille järgi siis aktsiad hetkel price itakse. aga mis juhtub, see teine stsenaarium, kui näiteks tehisintellekti implementeerima võtab natukene rohkem aega, me näeme, et siis sellist kohe kasumite ootused lähevad palju väiksemaks tegelikult, et kui siin meil selle skaala järgi kuni 2029 võetud järgmise 3 aastaga, siis hetkel oodatakse siis kasumit umbes siin tasemel 110, siis tegelikult kui tehisintellekti mõju või realiseerimine võtab rohkem aega, siis tegelikult 2 korda väiksem on kasumi ootus ja põhimõtteliselt see on selline nagu repricing gap näitab meile, et aktsiad võivad, kui seal tuleb välja, et firmad nii palju ei teeni, nagu hetkel aktsia hind eeldab, siis aktsia hinnad võivad teha järsu korrektsiooni. Rääkides andmekeskustest, et siin väike uuendus sellest graafikust, mis näitab meile, palju ehitatakse üldiseid kontoreid ja siis palju ehitatakse andmekeskusi, et oleme seda varem vaadanud, et andmekeskusi hakati ehitama rohkem kui kontoripindasid siin juba 2025 ja nüüd põhimõtteliselt see lahklemine siin aina suuremaks kasvab, et andmekeskuste ehitus hetkel käib täiehooga ja seal on päris suur pipeline. aga tegelikult küsimus, kas kõik need andmekeskused lähevad tarvis ja kas need kõik ikkagi ehitatakse. Mis võivad olla takistused? Noh, me näeme, et tegelikult siin hetkel olev nii-öelda pipeline, kui palju aega võtaks, et üles ehitada kõik need andmekeskused, mis meile hetkel on lubatud. ja me näeme, et siin viimasel ajal see number hakkas kasvama, et kui veel mais oli vaja umbes 10 aastat, et kõik need andmekeskused üles ehitada, siis see hakkas nüüd kasvama 11,8, peaaegu 12 aastat. ja põhimõtteliselt
see on juba esimene asi, mis näitab meile, et selline nagu tegelikult, et kõik need andmekeskused üles ehitada, mis hetkel nagu igal pool prognoosides on, et see võtab tegelikult mitte 1-2 aastat, vaid 12 aastat, et see on päris pikk periood, kui juba arvestatakse, et pooljuhtide sektori aktsiad müüvad kiibid nende andmekeskustesse ja arvatakse juba nüüd hinnasid, tegelikult noh, kogu müük toimub siis 12 aasta jooksul, seal võib mis iganes veel juhtuda ja see ei pruugi olla nii suur, võib-olla siit nendest andmekeskustest midagi veel tühistatakse ja nii edasi. ühesõnaga, see protsess on nagu aeglane ja viimasel ajal seal hakkas midagi juhtuma, mis hakkas veelgi venitama seda ehituskiirust, me näeme, et selline nagu ooteaeg läks suuremaks. Muidugi üheks põhjuseks, miks hetkel on, võib-olla lükatakse edasi mõned andmekeskuste ehitamised, on ka need hinnad, komponentide hinnad, mis läksid siin lakke, et siin me näeme mälude hinnad, DRAM memory, NAND, et läksid siin 400 kuni siis 800% kallimaks võrreldes siin 2025 aastaga, et muidu olid üsna stabiilsed need hinnad ja siis järsult 2026 me näeme, hakkasid kasvama ja järgmiseks aastaks tegelikult prognoositakse, et hinnad jäävad siin kõrged. No siin muidugi küsimus nende poolt, kes ehitavad andmekeskused, kas ma ostan praegu kõik need kiibid kallima hinnaga ja põhimõtteliselt paljud teevad seda, et ostad kiibid enne, kui hinnad lähevad veelgi kõrgemaks, aga siis sul on kiibid käes, andmekeskust ehitatakse veel, et kuhu sa need kiibid paned, et hetkel kirjutatakse, et juba on olemas sellised nagu laod, kus kõik need kiibid on juba ostetud ennem, et vältida nagu seda hinnakasvu, aga kuhu neid panna, seda kohta veel ei ole, andmekeskust pole veel valmis. ja põhimõtteliselt võib meil juhtuda, et väga palju kiibe, mis hetkel ostetakse defitsiidi tõttu, no nagu Tatra pudruga oli, et siis kui Tatrat poest kõik osteti ja siis pärast kodus 10 aastat istud ja sööd seda Tatra ja enam seda poest nagu ei osta, aga sul on siis 10 aasta varud kodus kõige kõrgema hinnaga, mis oli võimalik poest saada. defitsiidi ajal poed ka ei olnud nagu rumalad tõstsid hinna, et hetkel nende kiibidega võib olla samamoodi, et kõik näevad defitsiidi, ostavad kiirelt, et muidu hiljem kiibe ei saa. aga mis juhtub, et kui sul ei olegi seda kiibi kuskile panna, andmekeskust ei ole, siis jäädki selle kiibiga, üritad siis seda pärast võib-olla müüa, kuna näed, et noh, ta hakkab juba vananema ja see võib siis sellist nagu järelturu pakkumist suurendada. Ja tegelikult paljud võivad lihtsalt vaadata, okei, hind on hetkel kõrge, ma pigem ootan, kuni hind siin natukene langeb ja siis alles nagunii ma tean, et mu andmekeskust ehitatakse siin 12 aastat või 6 aastat veel. et siis ma ostan võib-olla hiljem, mõned võib-olla hakkavad edasi lükkama. Sest jah, kui sa hinda ei vaata, ehitad andmekeskust ükskõik mis hinnaga, siis hiljem ta ei too sulle seda nagu tootlust, mis sa sellest nagu tahtsid, et niisama andmekeskuseid ka keegi ei ehita, ikkagi tahetakse neist kasumit saada. mis veel üks takistus võib olla andmekeskuste jaoks tegelikult, noh, seal hakkavad juba mingid protestid tekkima Ameerikas, et inimesed hakkavad juba andmekeskuste vastu olema ja üks põhjus on see, et need andmekeskused tarbivad hästi palju energiat ja see mõjutab elektri hinna, et siin ma võtsin kaks graafikut, üks on, näitab meil, kus on kõige rohkem andmekeskuseid ja me näeme, et siin on kõige suurem osakaal siin New Yorgi, Washingtoni lähedal siin selles osas. ja kui me vaatame, teine kaart näitab meil, mis regioonides on siin kõige rohkem või kuidas siin on muutunud elektri hind, et mida punasem, seda rohkem hind on muutunud ja me näeme, täpselt selles osas on elektri hind on kõige rohkem kasvanud. muidugi andmekeskused nõuavad palju energiat, palju elektrit, kui nad ühendavad sinna võrku, kus ongi juba palju kasutajaid ja hakkavad seal põhimõtteliselt turuhind nõudluse ja pakkumise tagajärjel seal formeerub, kui nõudlus elektri vastu suureneb, hakkavad ka hinnad kasvama, aga muidugi elanikud ei ole nõus, et sinu lähedal ehitatakse andmekeskus ja siis seetõttu sa maksad elektri eest 2 korda rohkem, et hakkavad seetõttu ka protestima.
ja siis viimane küsimus muidugi, kas kõik need kulutused tasuvad ära, et me näeme siin päris huvitav graaf, mis näitab meile Ameerika firmade CapEx'i, siin on Meta, meil Oracle, Google, Microsoft, palju nemad kulutavad andmekeskustele, et tehisintellekti tööle saada ja siis palju kulutavad Hiina firmad seal, Alibaba, Tencent, Baidu, palju vähem. aga mis me näeme tulemusena, et siin on OpenRouteri kaudu tehtud sellist nagu tehisintellekti päringud või palju tokeneid on seal nagu olid kasutatud. me näeme, et siin nii Hiina kui ka Ameerika mudelid suht sarnaselt siin kasutasid, siin läksid Ameerika natukene ette, aga siin viimasel ajal uute Hiina mudelite väljatulekutega, mis on palju odavamad kui Ameerika mudelid, et siin hakati rohkem kasutama just Hiina mudeleid ja siin me näeme ka veel äh, teise vaadega graafik näitab meile palju siin Hiina mudeleid kasutatakse kõikidest mudelitest, et siin juba üle 50% ehk enamik kui pool kõikidest tehisintellekti kasutusest on siis Hiina mudelite poolt. ja nüüd siin tekibki küsimus, sa kulutad nii palju raha, nii palju rohkem kui hiinlased, aga neil tuleb ikkagi samal tasemel, aga palju odavam produkt, mida inimesed muidugi hakkavad kasutama, et noh, kui sul pakutakse sama karakteristikuga kaks toodet, üks on palju odavam, muidugi sa võtad seda, kui seal muus osas väga suurt erinevust ei ole ilmselt. ja see on jah, see on nagu huvitav teema, mille praegu hakatakse nagu vaikselt tähelepanu ka pöörama ja see võiks väga palju ohustada seda CapExi tsükli ja nende OpenAI ja Anthropicute valuatsioonid, kuna jah, see ohustab nende nii-öelda võimekust raha teenida, et nad ei saa oma mudelit siis kalli hinnaga müüa. Okei, ja siin viimane slaid veel tehisintellektiga seoses. Siin huvitav uudis tuli just hiljuti ja ma mõtlesin, et lisaks seda slaidi ka, et kus mina näen huvitavat investeerimisvõimalust ja kus tehisintellekt võib minu meelest ägedat rakendust leida, et need on sellised nagu robotid, et me oleme natukene sellest rääkinud, aga siin jah, just tuli uudis, et Blackstone, suur investeerimisfirma Ameerikas, et investeeris Lõuna-Korea selliste nagu firmadesse nagu Foodtronic, mis valmistab siis sellised nagu aktuaarid, et sellised nagu väiksed mootorikesed, mis siin kasutatakse erinevates siis osades, liikuvates osades robotitel, et ilmselt kui roboteid hakatakse rohkem tegema, rohkem kasutama, siis selliste näiteks Futronicu aktuaaride nõudlus kasvab ka hüppeliselt. et siin me näeme tegelikult Deutsche Banki prognoos Global Humanoid Robot Shipment. me näeme, et tegelikult siin prognooside järgi juba 4 aastaga, et kui hetkel umbes peaks olema 50 000 robotit, siis 4 aasta pärast prognoos on juba, et toodetakse 700 000 robotit, et päris suur kasv. et see võiks olla üks selline nagu teema, mille suunas võiks vaikselt hakata juba oma pilku pöörama. mis on siin nagu võib-olla halb, on see, et enamik neist firmadest, ma vaatasin kuskil ka listi, mis firmad on selles nagu roboti ehitamise ahelas on ja enamik neist on ikkagi Aasia regioonis, seal Koreas, Jaapanis, Hiinas, väga palju ja Ameerika börsil ma peamiselt tegelen siis Ameerika, Euroopa börsidega, noh, Ameerikaga kõige rohkem ja me nägime täna graafikul, miks, et see on kõige suurem turg maailmas tegelikult, et seal tegelikult neid firmasid hetkel ei ole, et hakkame jälgima, kas seal Ameerikas hakkavad ka need firmad tegema või mingid Aasia firmad teevad IPO-d ka Ameerikas. mis ainuke firma, mis võiks nagu siia sobida, võib olla Tesla, kes hakkab ka oma Optimus robotit tegema, aga ta on juba nagu roboti tegija, ta ei ole nende nagu komponentide
strateegia, ma ei tea, kas nad hakkavad kogu seda ahelat tegema, nagu nad patareidega üritavad. Eks me vaatame, aga jah, prognoosid siin on hetkel selle turu vastu on väga optimistlikud ja see on huvitav suund, kuhu poole vaadata, ma arvan. Nii, see on kõik siis üldiste teemadega, siis vaatame siin mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis meil on hiljuti olid ja alustame FDS, FactSet Research System tulemustest. Siin FactSet raporteeris meil suht head tulemused, kasum oli 8 senti parem, kui analüütikud ootasid, nats parem ja käibe kasvas 6%, 6,4% võrreldes eelmise aastaga, ka natukene parem, kui analüütikud ootasid. Prognoosi, mis nad andsid, vastas analüütikute ootustele, ehk siin mingit suurt üllatust ei olnud. Mille poolest see firma on huvitav? No ta on teinud suure languse, siin me näeme, et ta oli kauplemas siin kuskil $500 juures. Hetkel saab poole hinnaga 250. Peale tulemuse avalikustamist aktsia hind siin reageeris ka tõusuga 7% ja tegelikult siin veebruari põhjast alates aktsia hind teeb siin järjest kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad, et hakkas selline vaikne taastumine peale seda suurt langust ja peale viimast tulemust ka. Siin positiivne reaktsioon. Tulemused ise, kuidas firma äri läheb, kas seal juhtus midagi, miks aktsia hind nii palju kukkus? Noh, me näeme, et tegelikult äriga pole midagi juhtunud, et käibe kasvab. Siin me näeme kasumlikkus natukene hakkas vähenema, et võib-olla see on siin kõige suurem mure. Trailing 12 months endiselt näeme käibe ja kasum siin veel üsna stabiilne, käibe kasvab. Siis valuatsiooni poolest me näeme Guru-Foxi järgi hetkel väga alahinnatud, P-ratio't vaadates 16, tulevane 13, price to sales 3,7 ja marginaalid on üsna tugevad, 51 gross ja 23 net. Et väga hea äri, vaikselt kasvav 6% ja põhimõtteliselt valuatsioon väga hea, forward P-ratio 13. Nad hakkasid rohkem aktsiate tagasioste tegema, me näeme, et siin tagasiostud on kasvanud hinnalangusega, et kasutavad ära seda madalamat aktsia hinna. Et tagasioste teha, me näeme, et firma kasvab, kasumlik raha neil on. Ja siis maksavad ka dividendi ja kuna aktsia hind siin on langenud, siis me näeme, et siin viimase 15 aasta kõrgemal tasemel dividend hetkel seal firmal, see punane joon, must joon näitab meile S&P 500 dividendi tootlust. Ja muidu kuni 2020 me näeme, et FDS-i dividendi tootlus oli madalam kui S&P 500 dividendi tootlus. Nüüd on vastupidine olukord, 1,74%. Kui me vaatame siin veel mõned graafikud, kuidas firmal bilansiga lood on, no me näeme, et nad siin tegid, ma vaatasin siin varasemalt, äkki ostsid kedagi üle, tekkis selline nagu suur võlg, mis siin ajaga nüüd väheneb, et maksavad oma võlad tagasi, me näeme, vaba raha väga palju ei kasvata, aga võlg neil on ka selline, selles osas nagu produktiivne, et return on invested capital on suurem kui kapitalikulu. Ehk põhimõtteliselt nad suudavad selle nagu laenatud kapitaliga genereerida rohkem tootlust, kui see kapital maksab. Ehk see on siis see positiivne. Ja mis siin veel positiivne, et tegelikult institutsionaalsed investorid, me näeme, et aktsia hind küll langes, aga institutsionaalsed investorid üldse siin ei hakanud müüma, isegi hakkasid natukene suurendama osalust. Ja kui me vaatame gurude tehingut, et suurte fondihaldurite tehingut, siin me näeme, et need tulbad peaks natukene nihkes siin olema, kuna need andmed raporteeritakse eelmise kvartali kohta, ehk põhimõtteliselt võib öelda, et siin suurem müümine on toimunud siin kuskil, kui langus alganud ja siis pärast siin on viimase 10 aasta jooksul tavaliselt siin väga palju aktiivsust ei olnud selles aktsias ja siis tekkis suur müümine, aktsia hind suuresti langus ja nüüd tekkis siin rekordiline selline ostmine, kui aktsia hind on langenud, nii et institutsionaalsed investorid ja suured fondihaldurid näevad sellest langusest hetkel võimalust pikas perspektiivis. Ja valuatsioon me nägime ka päris hea, et see on üsna huvitav investeerimisidee ka pikaajaline. Goldman Sachs, vaatame siin ühe suure panga
tulemusega. Goldman Sachs käibe kasvas 39%. Et tundub, et suur pank, suur käibe juba, aga ikkagi suutsid siin käibet päris hästi kasvatada. muidugi siin väga palju aidanud see suur aktiivsus turul, mis me nägime IPO turul, just palju IPO-sid, me nägime, et palju erinevaid üleostutehinguid, seal alati vaja panka juurde, kes seda korraldaks ja põhimõtteliselt Goldman Sachs sellest on just teises kvartalis võitnud. Et käibe oli parem, kui analüütikud ootasid, kasum olid parem kui analüütikud. käibe oli isegi 20,3 miljardit, analüütikud ootasid 16,2, et nagu pooljuhtide sektori firma põhimõtteliselt siin üllatas analüütikute ootusi. No kui siin lugeda, et siin põhimõtteliselt neil igal pool oli parem. Fixed income currency higher. Siin mingid muud, ma lugesin siin higher net revenues mortgage, interest rate product. Et põhimõtteliselt kõikides valdkondades, mis neil on, et igal pool nad nägid tegelikult suurt kasvu ja just väga palju tänu IPO-dele ja erinevatele siis pluss need debt underwriting ehk need Magnificent Seven firmad, me nägime ka palju võlga võtavad, et oma CapExi finantseerida, et sellega ka aitavad, et põhimõtteliselt väga aktiivne aasta neil olnud ja teenisid suht hästi, et kui me vaatame siin kvartaalselt ka, me näeme, et esimene ja teisel kvartalil siin käive hakkas kiirenema ja kasum tuleb ka järgi. TTM ka ilus kasv, kasumlik, kasvav. Peale kvartaaltulemust aktsiahind siin ka reageeris veel tõusuga 9%, aga me näeme, et siin tegelikult alates 2025 Goldman Sachsi aktsia on juba palju rallinud ja kui peale tulemust ta veel positiivselt reageerinud, siis järgmistel päevadel hakkas juba natukene allapoole vajuma. Guru Foxi järgi hetkel juba oluliselt ülehinnatud. No eks oli oodata, et nad teenivad palju. Äh, ja siis aktsia hind on juba enne seda tõusnud, kuid tulemustuuris ei olnud juba suur üllatus tegelikult palju turuosaliste jaoks, et nii hea tulemus tuleb. Et seetõttu jah, hetkel hind võib jääbki siin kõrgel tasemel puhkama. kui vaatame peer ratio't, nad suht okei tegelikult, 16, tulevane 14, profit margin 15%, hea selline nagu kasumlikkus. ja mis on veel huvitav, et kui vaatame seda graafikut, ta näitab meil roheline joon on price to sales ja oranž joon on price to earnings ja siis sinine siin taga on aktsia hind. me näeme, et siin viimase aktsia hinna tõusuga price to earnings jäi samal tasemel ehk põhimõtteliselt hind kasvas sama kiiresti nagu kasumid kasvasid, hinna-kasumi suhe jäi samal tasemel, aga price to sales roheline joon läks kõrgemale, et aktsia hind kasvas kiiremini kui käibe kasvab, põhimõtteliselt käibe nii palju ei kasvanud, kasum kasvas kiiremini ja aktsiahind kasvas koos kasumiga. kui meil käibe nii kiiresti ei kasva ja kasum kasvab kiiremini, see tähendab seda, et neil marginaalsus paraneb. ehk see on siin ka viimase 2 aastaga, me näeme, on toimunud. Neil provisioonid vähenesid ka, et tegelikult oli ainult 102 miljoni teises kvartalis provisioonid turuosaks krediidikahjumiseks, et teises kvartalis oli siin umbes 4 korda rohkem, peaaegu 400 miljonit. See oli eelmises aastas võrreldes eelmise aastaga, et põhimõtteliselt näevad, et ei oota palju kahjumeid oma investeeringutest ja aktsia hind on olnud kõrgel ja nad ei teinud aktsiate tagasiosteid, tavaliselt teevad aktsiate tagasiosteid, ei hakanud isegi neid tegema ja muidu Goldman Sachs maksab ka dividendi. Dividendi tootlus hetkel ka läks madalaks, ikkagi kõrgel kui S&P 500, kui S&P 500, aga tänu aktsia hinna tõusule dividendi tootlus läks hetkel väga madalaks. no siin tundub, et aktsia hind ikkagi tsükliliselt käib üles-alla, hetkel väga ülehinnatud, siin pigem kui mina tahaks investeerida Goldman Sachsi, siis ma ootaks mingisugust korrektsiooni ja dividendi tootlust me näeme, võiks olla siin kuskil 3% juures, et dividendi investori jaoks see oleks siis ilmselt parem selline ostukoht, et dividendi saada. siin veel väike selline nagu
tabel dividendide kohta, nad tegelikult kasvatavad dividendi nüüd ka, tõstsid dividendi $5, oli 4.50 ja nüüd tõstsid $5. päris hea tõstmine 3 aastaga keskmiselt, viimase 3 aastaga keskmiselt 16% aastas dividendi tõstuvad. Nii et väga hea selline nagu kasvava dividendiga investeering, aga jah, hetkel siin tasub ära oodata pigem sellist nagu korrektsiooni ja võib-olla siis, kui dividendid läheb paremaks, alles siis vaadata siia suuna. nii, vaatame siis polüktide sektori tulemused TSML kõigepealt seadmete tootja, seadmed, mis kasutatakse siis TSMC tehases, see on järgmine tulemus, mis me vaatame, et valmistada kiibid. Et kuidas siis ASML-il läks, et käibekasum olid mõlemad parem kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 21,2% ja tõstsid prognoosi kolmandaks kvartaliks, terveks finantsaastaks oodatakse päris head sellist gross margin'i 54-56% terveks aastaks. ja noh, muidugi tõid välja siin ka, et tehisintellektiga seotud investeeringud, nende tõttu neil on siis suurem nõudlus ja prognoosivad edasist suurt nõudluse jätku. Aktsia hind reageeris, no ta on enne seda ka, me näeme, see aasta, eelmine aasta väga palju tõusnud, hetkel juba oluliselt ülehinnatud Goru Foxi järgi ja peale väga head tulemust, head prognoosi, et see oli juba kõik hinnas sees, et aktsia hind natukene siin üritas tõusta 2%, aga järgmistel päevadel hakkas ka natsi isegi langema. Kvartaalselt me näeme muidu, käibe on kasvamas, ilus kasumlikkus, kuna siin on natukene selline sesoonsust olemas, siis TTM natukene sujumini meil näitab. Käibe kasvab, kasum kasvab. PE ratio muidugi üsna kõrge juba 56, tulevane 30, price to sales 17. Ja muidugi hetkel kasv on kiire, natukene sellist nagu võib-olla õigustatud, sellist nagu kõrgemat PE ratio't, aga me teame, et see polükside sektor, ta on tsükliline, et seal peaks arvestama, et mingi hetk see tsükkel aeglustub ja siis need PE ratio'd järsult võivad muutuda väga kõrgeks. Marginaalsus hetkel väga hea, gross 52 ja lubavad 54-56, et põhimõtteliselt gross peaks neil natukene tõusma ja profit margin on 30%. Nad tegid viimases kvartalis isegi väikset aktsiate tagasiostu, kuigi hind nii kõrgel tasemel, me näeme, et nad teevad neid vähem ja vähem, et pigem parem oleks, kui nad hetkel seda raha tagasiostudele vist ei suunaks. Nii, ja nad maksavad dividendi ka, aga dividend on seal üle väike, et ma ei hakanud seda isegi siit näitama. TSMC, Taiwan Semiconductor tehas, kes ostab siis ASML-ilt seadmed ja hakkab kibit valmistama kõikide jaoks, Nvidia jaoks, AMD jaoks, kellel oma tehasid ei ole. TSMC siis käibevastase analüütikute ootustele kasum oli parem, 50 senti parem, $4.31 aktsia kohta. käibe kasvas suht kiiresti, 33,7%, jõudis 40 miljardini. see kvartal me näeme, et ilusti käibe kasvutrendis ja suht hea marginaalsus, päris palju kasumit sellest käibest saavad ja kasum ka ilusti kasvab. Trailing 12 months, siin on ka väga ilus kasv käibes, kasumis. Aktsia hind ka eelnevalt juba päris palju tõusnud ja peale tulemust siin natukene isegi langes -2%. Valuatsiooni poolest PE ratio 30, tulevane 19,5, et sellise kasvuga 40% isegi päris hea, aga price to sales on kõrge 15 tänu sellele, et marginaalid on üsna kõrged, gross margin 63 ja profit 50 neil. Guru Foxi valuatsiooni järgi ka hetkel me näeme, et veidi ülehinnatud TSMC aktsia. Ja siin jällegi see graafik, mis näitab meil price to earnings, price to sales ratio'd, oranž ja roheline joon. et me näeme, et see liigub siin ka tsüklidega, et kui hakkavad tellimused kasvama, siis tihti aktsia hind kasvab veelgi kiiremini kui kasum ja käibe, siis me näeme, et price to earnings, price to sales ratio kasvavad koos
hinnaga ja siis pärast toimub korrektsioon, et hetkel oleme jällegi selles faasis siin, kus aktsia hind tegelikult, noh, me näeme, käibekasum ikkagi kasvab, aga aktsia hind kasvab veelgi kiiremini kui need fundamentaalnäitajad ja tänu sellele ta läkski hetkel juba ülehinnatuks. Mis veel huvitavat TSMC puhul, et nad aktsiate tagasiostu üldse ei tee, kui me vaatame aktsiate arv suht stabiilne siin, mingit tagasioste ega lahjendamisi me ei näe. Maksavad dividendi, aga siin ka üliväike dividendi tootlus, juba väiksem kui S&P-l niigi väike dividendi tootlus, aga TSMC-l veelgi väiksem, siin alla 1%. Ja palju raha jääb neil bilansis, me näeme, vaba raha hulk kasvab, vaba raha rohkem kui võlga. Ilmselt hakkavad seda ka varsti suunama uute teeste ehitamisele, kuna nõudlus on suur, tahavad tootmist suurendada, siis hakkavad oma poolt CapExit tegema. Mis on huvitav, oli minu jaoks, kui ma vaatasin seda graafikut, mis näitab meil institutsionaalse investorite osalust, et on näha, et see hakkas siin vähenema samal ajal, kui hind on läinud kõrgemale. Ilmselt seal ka teadvustatakse selliseid nagu selle sektori tsüklilisust ja hetkel kõrged hinnad kasutatakse ära, et natukene oma investeeringut vähendada, väljuda neist hea hinnaga. Ja järgmine tulemus meil tuleb Netflixi poolt. Netflix eraldi tutvustamist ei vaja, kõik teavad, mis firma see on, millega ta tegeleb. Tulemused, mis nad raporteerisid, 1 sendi võrra parem kasum oli ja käibe vastas analüütikud ootustele. Põhimõtteliselt võib öelda enam-vähem sama nagu analüütikud ootasid. Käibe kasvas 13,4% ja natukene alandasid prognoosi kolmandaks kvartaliks ja terveks finantsaastaks põhimõtteliselt säilitasid sama prognoosi, natukene kitsendasid need ülemist ja alumist piiri. Kui vaatame siin kvartaalselt, näeme, et käibe ilusti kasvab, eelmine kvartal oli siin mingi erakorraline hea kasum, see kvartal oli natukene vähem, aga kui vaadata TTM trailing 12 months, siis üldiselt me näeme, käibe kasvab, kasum kasvab ja mis teeb aktsia hind, no ta siin alates 2025, me näeme, et siin oligi 2 aastat tagasi investeerimisfestival, kui ma näitasin seda graafikut Netflixi puhul, ütlesin Netflix väga ülehinnatud ja sellest ajast ta on olnudki meil siin languses ja nüüd isegi veidi allahinnatuks on muutunud. Midagi on juhtunud äriga, me näeme, äriga pole midagi juhtunud, käibe kasvab, kasum endiselt kasvab, aga mis siin on juhtunud, lihtsalt aktsia hind kasvas kiiremini kui käibed ja kasumid ja siis hetkel lihtsalt normaliseerub ja hetkel üle normaliseerus, isegi hind läks rohkem allahinnatuks, et P ratio 21, tulevane 17 ja price to sales 5,7. Gross margin 49% ja profit margin on 28%. Et suht ilusad numbrid äri kohta ma juba siin vaikselt hakkan vaatama Netflixi nagu pikaajalise investeerimisideena, ma ühte oma, mitte oma enda õele ostsime just siin, kui Netflix oli väga alahinnatud. Ja hetkel tundub, et siin veel üks võimalus, investeerimisvõimalus on tekkimas, me näeme, äri on väga hea, prognoosid on endiselt okei, hakkavad siin lisaks ka reklaamist raha teenima, et see aasta siin reklaamist juba kahekordistavad tuluprognooside järgi, 3 miljardit see tuleb. Ja aktsia hind siin peale tulemust reageeris veel ka negatiivselt, -7%. noh, hetkel ta on siin veel langustrendis. ma siin ootan ära, millal aktsia hind leiab põhja, siis hakkab kõrgema põhja tegema, et tekib selline märk, et langustrend siin peatub ja siis ilmselt jah, ma hakkan siin ka vaatama seda investeerimisideena, et mis siin on veel huvitav. Viimase 15 aastaga price to earnings pole kunagi olnud nii odav Netflixi puhul, et viimati ka siis 2022 ja enne seda alates 2014 ja price to sales, noh hetkel on natukene, võib öelda ka suht keskmisel tasemel, aga Netflixil selle ajaga on gross profit, operatsiooniline marginaal, kõik on nagu tublisti kasvanud ka, et
ehk nad ühest müüdud dollarist saavad rohkem kasumit, seega see price to sales ratio, kui selle marginaaliga korrigeerida, siis ta võib olla ka siin ajalooliselt kõige madalamal tasemel tegelikult. Siin veel mõned graafikud Netflixi kohta, et siin veel üks valuatsioonigraafik Peter Lynch'i joontega, et siin on hea, kui hind just sellest nagu nende kahte joonte vahel või mida lähemalt selle mustale joonele või sellest madalamal, et need kaks joont on siis sõltuvalt firma kasumist tekivad ja aktsia hind pikas perspektiivis sõltub ikkagi sellest nagu võimekust kasumit teenida, me näeme pikas perspektiivis need jooned lähevad kõrgemale, hind läheb ka kõrgemale, aga mingi hetk ta muutub ülehinnatuks, mingi hetk ta muutub alahinnatuks ja siis tekivad sellised nagu head ostu-müügi võimalused. ja hetkel me näeme, et jällegi oleme siin rohkem ostuvõimaluse juurde selle valuatsioonigraafiku järgi. mis siin on veel huvitav, kui siin ma vaatasin, mis teevad institutsionaalsed investorid, me näeme, et siin viimase langusega institutsionaalsed investorid juba hakkasid oma osalust suurendama. gurud, no siin mingit suurt aktiivsust ei ole näha, et midagi müüakse, midagi ostetakse. huvitav vaadata, kui nüüd teise kvartali kohta andmed tulevad, kas siin nad hakkavad juba ostma või mitte. Netflix tagasioste väga palju ei teinud, et viimases kvartalis, et nad just selle teise firma ülevõtmisega hoidsid raha kokku, rääkisid sellest ka, et peatusid aktsiate tagasi osta, aga nüüd võib-olla siis kui aktsia hind läheb veelgi madalamale, nüüd võib-olla selles kvartalis hakkavad tõesti rohkem tagasioste tegema. eks me näeme siis järgmistes kvartaaltulemustes. ja viimane tulemus, mis me täna vaatame, on Intuitive Surgicali poolt ASRG ticket, meditsiiniliste robotite tootja, et siin oli ka hea tulemus, käibe, kasum olid parem kui analüütikud ootasid, kasum 29 parem kui analüütikud ootasid, 2,80 aktsia kohta. käibe ilusti kasvas 18,4% võrreldes eelmise aastaga. Da Vinci on nende selline nagu operatsioonide robot, Da Vinci Ion, et nende operatsioonide arv kasvas siis või protseduuride arv 16% võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta. ja siis prognoosiks siin endiselt oodatakse 13–15 protseduuride arvu kasvu, see on siis umbes siis 18% käibekasvus me näeme. ja aktsia hind siin on olnud ka üsna kaua meil juba langustrendis ja peale tulemust ka reageeris siin langusega –14%. kas äriga midagi on juhtunud, jällegi siin vaatame kvartaalselt. käibe ilusti kasvab, kasum kasvab, vaatame TTM, et oleks natukene sujuvam, siis siin käibe kasvab, kasum kasvab, gross margin 71, profit margin 29, väga hea kasumlikkus. Miks siis aktsia hind tegi suure languse? noh, kui me vaatame siin jällegi Gurufox evaluatsiooni graafikut, ta oli ülehinnatud ja siis hetkel põhimõtteliselt oli ülehinnatud, teeb korrektsiooni, hetkel muutumas alahinnatuks, viimati nii alahinnatud oli 2022-2023. et siin ka tundub olevat hea selline nagu investeerimisvõimalus hetkel on tekkimas, kui vaatame need price to earnings, price to sales, miks aktsia hind hakkas kukkuma, price to earnings, price to sales läksid liiga kõrgele tasemele. näeme, et sellest tasemest tavaliselt hinnas oli korrektsioon, et hind ka, aktsia hind kasvas lihtsalt kiiremini kui reaalselt kasumid ja käibed. nüüd see hakkas normaliseerima ja nüüd price to earnings, price to sales ratio siin alumise osa juures, et tavaliselt siin hind on leidnud põhja. muidugi, kui neil käibekasumi kasv aeglustub, siis price to earnings, price to sales võivad minna ka madalamale, hetkel ma ei ütleks, et väga odav ta oleks. 40 on P ratio, tulevane 29 ja price to sales natukene rohkem kui 11, aga no eks sellel firmal on ka oma selline nagu nišš turul olemas ja mõni konkurentsieelis ja põhimõtteliselt mitte lihtne siseneda sinna valdkonda ka, et seetõttu väike premium seal on ja me näeme, et ajalooliselt see on pigem sellist nagu normaalsed valuatsioonid.
selle firma jaoks, nii et see on ka üsna huvitav selline investeerimisidee, mis ma hetkel juba jälgin ja ootan siin ka nagu Netflixiga, et millal siin langustrend lõpeb, millal hind hakkab siin kõrgemad põhjad, kõrgemad tipud tegema, madalamad tippude, madalamate põhjade asemel. Et see trend hakkab pöörama. Siin veel mõned graafikud, Intuitive Surgical hetkel ei maksa dividendi, natukene aktsiate tagasi osta, viimased 2 kvartalit hakkas tegema enne seda, natukene rohkem tegi, tundub, et kõrgema hinnaga nüüd, kuna aktsia hind on langenud. Et natukene suunasid raha aktsiate tagasi ostudele, dividendid ei maksa ja neil suureneb siis kasumit nad saavad, lihtsalt hetkel siis hoiavad seda enda bilansil, me näeme, vaba raha hulk kasvab, võlga neil üldse ei ole, et võib-olla siis kasutavad seda raha pigem ka kedagi ülevõtmiseks võib-olla. Institutsionaalsed investorid ka suurendasid selle langusega osalust, kulud. No siin üldiselt vaadates tundub, et rohelised tulbasid natukene sellist nagu rohkem ja nad on kõrgemal tasemel, et üldiselt nad siin pigem ostavad selle langusega, väga palju müügid siin ka ei olnud, et nüüd jällegi huvitav vaadata siin teises kvartalis, kui aktsia hind rohkem langenud, kas nagu ka institutsionaalsed investorid, gurud hakkasid siin rohkem ka ostma. Et viimaste langustega me näeme, et siin rohkem sellised just fondihaldurite poolt oste ka oli, et firma on üsna huvitav tegelikult. nii, ja see on siis kõik minu poolt, ärge unustage like'i panna, kommentaari jätta, kui teile see video meeldis. võite jätta like'i või kirjutada kommentaari või mõlemat teha. ja siin veel lõpetuseks väike reklaam, et me koostöös Äripäeva Akadeemiaga 7., 8. ja 9. septembril sügisel siis teeme selle aasta viimase aktsiakauplemise meistriklass koolituse, et selline koolitus, kus ma räägin, kuidas üles ehitada pikas perspektiivis kasumlikku kauplemissüsteemi. ehk põhimõtteliselt, mis protsessid peaks olema, kuidas see süsteem peaks välja nägema, mida peaks tegema, et kauplemine ei ole ainult selle osta ja müü nupu vajutamine, seal tegelikult päris palju protsessi ja tegevusi selle ümber, kui te tahate areneda kasumlikuks kauplejaks, et protsessid peaks teie arengut toetama, peaks teile tagasisidet andma ja peaks olema head süsteemid, mida saaks ka jälgida ja tuunida enda jaoks, et kõigest sellest me sel koolitusel räägimegi, et kui teil on huvi, siis lingi koolitusele ma jätan video all ja siis kohtume septembris. okei, minu poolt siis kõik, soovin teile kõike head ja kohtume juba järgmises videos.